Et tõesti, ma jätkan siin, kus Lauri lõpetas. Täna siis Reformierakond ja Eesti 200 hääletasid korruptsioonivastase erikomisjoni istungil maha arutelu, mis puudutas e-valimisi ja täpsemalt turvaohte ja lünki auditeerimissüsteemis, mida tuvastas TalTechi teadlane Tarvo Treier. Ja hämmastav, et küsimust, mis on otseselt seotud meie demokraatliku korraga, siis ei soovi koalitsioonisaadikud üldse arutada. Aga tuleb välja, et muidugi valimiste läbipaistvus, isegi ka julgeolek tegelikult, see on ka julgeoleku küsimus, pole Reformierakonna ja Eesti 200 jaoks tähtis. Ja nagu näha, siis mida kardeti, siis kõige rohkem on see, et võimalikud need e-valimiste turvaohud saaksid laiemalt avalikuks. Nimelt siis teadlane tuvastas, et e-valimiste auditeerimissüsteemis on mitmeid lünki, mis tegelikult see asi käis korra ka meediast läbi. Ja näiteks süsteem jättis tuvastamata sellised asjad, kui näiteks lisati kummitushääl. Samuti süsteem luges kehtivaks e-hääle isegi siis, kui näiteks valija oma valikut hiljem jaoskonnas pabersedeliga muutis. Süsteem jättis tuvastamata ka sellise ohu, kus kehtiv e-hääl tunnistati kehtetuks. Või muudeti näiteks e-häälte järjekorda. No need on päris tõsised turvaohud, mida praegune auditeerimissüsteem üldse ei tuvasta ega ei näe. Ja seejuures, mis on oluline ja millele ma eelkõige soovisin ka vastust saada tänasel istungil. Nimelt see info, mis oli nende turvaaukude kohta, siis teadlase kohta, mis siis turvaaukude kohta teadlane teada sai. Kogu selle info teadlane saatis riigi valimisteenistusele 18. veebruar 2025, eelmise aasta veebruar. Kuid seda infot valimisteenistus hoidis saladuses. Valimisteenistus andis avalikkusele nendest ohtudest teada alles 9. detsembril, mis oli päev pärast seda, kui kõik e-hääled hävitati, mis anti kohalikel valimistel. Ehk siis 8. detsember hävitati e-hääled, 9. detsember valimisteenistus teeb avalikuks selle raporti ja need võimalikud ohud. Rääkimata sellest, et valimisteenistusel oli piisavalt pikk aeg tegelikult, et kõik need puudused kõrvaldada kohalikeks valimisteks, et auditeerimissüsteem oleks korralik, et see näeks võimalikke manipulatsioone läbi. Seda ei tehtud ja seda infot varjati. Ja täna me ei saanudki vastust sellele küsimusele, et miks siis varem avalikkust ei teavitatud, et kas seda infot nende turvaohtudele saadeti ka valimiste audiitorile, et need vastused kusjuures muutusid. Näiteks ülekanne istungist kestab täpselt sinnamaani, kus siis valimisteenistus ütleb, et neil polnud aega ja nad tegelesid valimiste ettevalmistusega. No siis ülekanne katkeb, sest nagu ma ütlesin, koalitsioon hääletas selle arutelu vastu ja ka ülekanne peatati. Aga mul on küsimus selle kohta, et mis mõttes valmistuti valimistest, aga kas ohtudest teavitamine ei peaks olema ka osa ettevalmistusest? Valijate teavitamine, seadusandja teavitamine. Ja see, et selline asi maha vaikiti, see on ju ka otsene korruptsioonioht. Ja korruptsioonivastane erikomisjon on väga õige komisjon, kus seda teemat arutada. Ja veel üks oluline aspekt, mida teadlane tõi välja istungil. Tegelikult need manipulatsiooniohud, mida teadlane avastas, tegelikult läbi selle ta näitas ära ka valimisteenistusele, kuidas on võimalik nii-öelda sisemiselt rünnata seda, et kuidas siis tekitada need manipulatsiooni. Ehk siis valimisteenistusel oli olemas siseinfo, kuidas on võimalik e-valimisi rünnata. Ja neil oli võimalik tegelikult ka teoreetilist manipuleerida, aga seda infot hoidi saladuses ja audiitorsüsteemi ei muudetud kohalikeks valimisteks. Ja kas koalitsioonisaadikud tahavad ikka öelda, et see teema ei ole korruptsioonivastase erikomisjoni pädevus, et mida te üritate varjata? Et kindlasti need, kellel on võimalik, vaadake see ülekanne järgi, see on olemas nii minu Facebooki lehel, see vist on üleval ka Postimehes, et tegelikult seal on väga suur osa filmitud sellest, et mida siis rääkis teadlane ja mingi osa oli filmitud tegelikult ka pärast seda, kui ülekanne katkestati, et ma loodan, et mul õnnestub ka see mingi hetk üles laadida. Aga aitäh teile ja jätkame võitlust. Aitäh!
Andres Metsoja, palun. Aitäh. Jah, umbusaldame Eesti 200 ministrit, kui me mõtleme selle peale, millised poliitilised talendid meil praegu valitsuses on Eesti 200-st, Terrased, Tarod, Pakostad, siis juuksed tõusevad ju püsti. Kõik, mida nad puudutavad, ma tahan öelda, milleks muutub, põllumajanduses on seda palju. Aga see ei ole nagu ainult Eesti 200 mure. 1% partei on 1% partei, varastavad nii palju, kui veel jõuavad, valetavad nii palju, kui veel jõuavad ja mitte midagi head ei tee niikuinii. See on Michali probleem. Sest need ministrid on ju kõik surnud kajakad Michali kaelas. Et Michal käib ringi ja kaitseb neid, edendab neid, laseb neil edasi varastada. Ja Michali valitsus on Eesti probleem. Ja me kõik kannatame selle all. Me kõik kannatame selle all, et meil on ministrid, kes ei saa mitte millegagi hakkama peale selle, tuimalt valetavad kõige kohta, mis sa küsid, ja siis teevad korruptiivseid tehinguid. Ja korruptiivsetele tehingutele Pakosta ministeeriumi alluvuses olev Justiitsministeerium teeb kena katet. See on see skeem. Ja ei ole mingit põhjust, miks nad peaksid lõpetama ennem, kui nad ükskord valijate poolt siis välja visatakse sealt kontorist, kus nad toimetavad. Sinna on veel oodata aega üle aasta otsa. Ja ei ole mingit põhjust arvata, et nad laiali jooksevad või et nad ise tagasi astuvad või et nad kuidagi paremaks saavad. Vastupidi, mida selgemaks neile saab see, et kaotada ei ole enam midagi, seda ilgemaks läheb riigi ja rahva rüüstamine ja inimestega ülbitsemine. See on see, mis meid ootab ees järgmised aasta otsa Eestis. Ja selle kõigega, Eesti rahva kannatus on väga-väga pikk. Ainult mis on vahepeal juhtunud? Vahepeal on välisolud on muutunud. Välisolud on sellised, et sellist reaalsusest irdunud totaka jutuga ebakompetentset korrumpeerunud riigi mängimist, mis meil tänane Michali valitsus on, koos Pakostade, Terraste ja Tarodega, sellises väliskeskkonnas meie riik lihtsalt ei jätku enam. Lihtsalt ei saa jätkuda. Mitte miski ei tööta peale massilise varastamise. Rail Balticut, ma ei tea, mis kõik meil on, eks ole, IT arendamised, kõik on üks suur varastamine, mis meil, rohepööre, riigikaitse kulutused 5%, kõik on üks suur varastamine. Maksud peavad tõusma, sest kuskilt on ju vaja raha saada riigile ka. Läti riigitransporti, Läti sisetransporti Eesti maksumaksjal on raha maksta. Aga näe, oma lapsed ja oma pensionärid, neile tuleb ikkagi arve esitada, sest tasuta asju pole, kui see just lätlane ei ole. Siis on tasuta asju. Aga ja sa räägid sellest ja see on nagu meil täna hommikune istung oli. Tsiteerid meil Eesti 200 Hussar, eks. Tsiteerid talle sõnaselgelt eesti keeles kirjutatud kodukorra reeglit, et eelmisel nädalal olnud viimased päevakorrapunktid peavad minema sellel nädalal esimestena. Ta ütleb, esimestena ei tähenda seda, et nad lähevad esimestena. Lahendus on see, et tuleb leida lahendus täpselt ja esimesena ei tähenda, et see, et on esimestena ja must ei tähenda see, et on must, see võib ka olla valge, aga võib ka olla vikerkaare värviline. Sest me teeme, mis me tahame, sellepärast, et nii on. Ega igal juhul tuleb nuppu vajutada, igal juhul peavad nägema inimesed, kellega meil on tegemist ja kes kuhu poole hoiab. Aga üks niisugune asi, mis tuleb kaasa võtta sellelt umbusaldamiselt ja kõigilt Riigikogu istungitelt on see, et aasta otsa vähemalt läheb halvemaks. Aga siis peab Eesti inimene mõtlema, kelle ta asemele tahab. Muiutajatest küll kasu ei ole. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, head kolleegid. Need, kes kõnelesid ära sellel teemal juba eelmisel nädalal ja need, kes on praegu siin saalis. Ja tõepoolest, tegimegi ettepaneku Vabariigi Valitsusele algatada naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni denonsseerimine ehk siis Istanbuli konventsioonist väljumine. Ja tänu sellele on paljastunud siin Riigikogu saalis tohutu silmakirjalikkus, mis selle konventsiooniga on kaasas käinud ja just avalikkuse jaoks.
Ja kõik, kes on viskunud sellega seoses siin Istanbuli konventsiooni kaitsele, rääkides midagi naistevastasest vägivallast ja sellest, kui õudne see on, me kõik teame, et on. Ja ka seda eelnõu esitledes korduvalt sai räägitud sellest, et me absoluutselt mõistame igasuguse naistevastase vägivalla hukka. Et see ei ole absoluutselt küsimus, aga need inimesed, kes siin ka eelkõneleja, eks ole, kes tegi siin oma väga jõulisi avaldusi, need inimesed tegelikkuses ei tee mitte midagi peale suurte sõnade selleks, et päriselt ka naisi kaitsta. Ja see asjaolu on nüüd tänu sellele, et me oleme selle eelnõu siin esitanud, on see nüüd ilmsiks saanud. Aga vaatame siis sõnade taha. Siin eelmisel nädalal üks kolleeg Eesti 200-st luges ette statistika perevägivalla, lähisuhtevägivalla juhtumitest, rääkis laste vastu suunatud seksuaalvägivallast, väristas siin kõvasti pead ja ma ei tea, kuhu poole ta siin süüdistavalt jälle vaatas, aga vabandust, kõik asjaosalised, kes peaksid kogu selle statistika vähendamisega reaalselt tegelema, oleks pidanud tegelema kõik need aastad, kui see Istanbuli konventsioon kehtis, on sellesama rääkija enda erakonnast, siseminister Igor Taro ja justiitsminister Liisa-Ly Pakosta. Miks te ei tee midagi? Miks te ei ole midagi teinud? Selle asemel surusite siinsamas läbi näiteks seaduse, kus te andsite pedofiilidele võimaluse lihtsustatud korras peale karistuse kandmist asuda taas tööle lasteasutustes. Nii et ei ole vaja väristada pead teemal, peame kaitsma lapsi nende vastu suunatud seksuaalvägivalla eest. Te ise ju soodustate seda. Ja teie justiitsminister ei suutnud kaitsta vanu elatanud naisi hooldekodudes jõhkrate vägistamiste eest. Teie siseminister ei leia vahendeid lähisuhtevägivalla vähendamiseks. Kõik need aastad. Ja see on fakt. Ja kõik see, mida te oma kõnedes siin rääkisite, näitab ju tegelikult, et te olete läbi kukkunud naiste kaitsmises, kõiges. EKRE vähemalt, kui me olime võimul, andsime raha, konkreetset raha naiste varjupaikade jaoks. Ja siseminister Mart Helme oli see, kes kehtestas oma määrusega korra, et kui on vägivallajuhtum ja politsei läheb kohale, siis sealt koha pealt eemaldatakse vägivallad. See varem viidi ära naine, varjupaika viidi ära, mees jäi koju. Nüüd viiakse ära mees. Eemaldatakse ära vägivalla põhjustaja. Ja seda tegime meie. Teie ei ole mitte midagi teinud. Aga lähme selle Istanbuli konventsiooni juurde. Naiste kaitseks on tegelikult Eestis vajalik õiguslik raamistik juba olemas. On karistusseadustik, ohvriabiseadus ja lastekaitsesüsteem, mis peaks tagama siis ohvrite kaitse ja toe. Ega probleem ei seisne ju seaduste puudumises, vaid nende rakendamises. Ja tuleme taas selle juurde, et kui naiste varjupaigad on alarahastatud ja kohtumenetlused venivad, siis ei paranda ju seda olukorda mitte ükski rahvusvaheline lepe. Nii kaua, kuni meie oma riik ise ei muuda päriselt seda hoiakut, et läheme nendelt tühjadelt ja õõnsatelt sõnadelt päriselt üle tegudele, suurendame naiste varjupaikade rahastust ja seda palju, siis need perevägivalla juhtumid ei kaogi mitte kusagile. Ükskõik millistes konventsioonides me suuresõnaliselt siis oleme. Ja sellest on palju ka räägitud, et konventsioonis määratletakse sugu kui sotsiaalset konstruktsiooni ja nõutakse stereotüüpsete soorollide väljajuurimist. See on fakt. Ja see tähendab, et traditsioonilised pereväärtused, ema hoolivus ja isa kaitseroll, mis on ju hindamatu väärtusega, need kuulutatakse selle konventsiooni kaudu vananenuks. Ja juba me näemegi ametlikke dokumente, kus on eemaldatud sõna ema ja isa ja asendatud sõnaga vanem 1 ja vanem 2. Seda eelnõud me siin menetlesime eelmisel aastal. Terve laste põlvnemine kirjutati ringi tänu sellele. Ja Istanbuli konventsioon toob sisse selle laiendatud soomõiste. Ei ole vaja vastu vaielda, et ei toob küll. Artikkel 4 keelab diskrimineerimise muu hulgas sotsiaalse soo alusel. No mida muud see tähendab siis? Praktikas tähendab see seda, et riik peab kohtlema meest naisena, kui ta end naisena määratleb. Ja mitme riigi kogemus ongi näidanud, et selline lähenemine ohustab kelle turvalisust? Naiste turvalisust, just nimelt. Näiteks juhul, kui bioloogiline mees kurjategija nõuab paigutamist naiste vanglasse või siis osalemist naiste spordivõistlustel. Sellest on siin ka saalis nii palju räägitud ja te ikkagi ütlete, et ei ole nii, on küll. Sest et
tulgem tagasi selle juurde, kui naine on pelgalt sotsiaalne konstruktsioon, te olete taandanud naise pelgalt sotsiaalseks konstruktsiooniks, siis keda see konventsioon tegelikult kaitseb? Mina väidan küll, et päris naise see tegelikult ei kaitse kohe kuidagi. Ja konventsioon on sisemiselt vastuoluline. Ühest küljest räägitakse naiste kaitsmisest, teisalt aga traditsiooniliste soorollide väljajuurimisest. Naisi ei saa kaitsta, kui samal ajal kaotatakse ära arusaam sellest, mida tähendab olla ju naine. Mis on naine? Kes on naine? Vastake, kui oskate. Ka siin Riigikogus oleme näinud eelnõusid, mis ei kaitse enam naisi, vaid vähem esindatud sugusid. No näiteks ILO konventsiooni ratifitseerimine käis meil siit jälle läbi. No räägitakse seal sugude võrdsusest, aga seda ka viisil, kus näiteks firmade ja asutuste nõukogudest ei räägita enam päriselt sugudest mees ja naine, vaid räägitakse vähem esindatud sugudest. Ehk siis, ma ei tea, sellest samast 20 soost, mida meile ka siin juba tänu Eesti 200 haridusministrile koolides õpetatakse. Istanbuli konventsiooni artikkel 14 näebki ette, et kooli õppekavadesse tuleb lisada mitte stereotüüpseid soorolle käsitlevaid materjale, mis on kaasa toonud sellesama, millest ma rääkisin, sooideoloogia leviku hariduses. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium just nimelt kinnitaski äsja LGBTQ tegevuskava, kus just haridusasutustes hakatakse seda ellu viima. Eriti keskendutakse transsooliste õigustele ja see on ühiskonna lõhestamine. On. Ei maksa öelda, et ei ole. Teie lõhestate seda ühiskonda. Ja see on riiklik ideoloogiline surve, mis püüab ümber kujundada ühiskonna alusväärtusi ja see nii on. Ja silmakirjalik on rääkida perede kaitsmisest, kui samal ajal vähendatakse peretoetusi ja surutakse kodused emad majandusliku kitsikusse. Signe Riisalo muuseas oli minister ajal, mil vähendati lasterikaste perede toetusi ja võeti kodus olevatelt emadelt tervisekindlustus. Lapsi kasvatavate naiste toetamist nimetas ta lihtsalt elustiili kinnimaksmiseks. Ja kus on nüüd see Istanbuli konventsioon, mis räägib naiste ja laste kaitsmisest? Ei ole, teie jaoks ei ole. Toetused ära, tugi ära, abi ära, rahad ära ja siis tulete rääkima, aga meie kaitseme naisi ja lapsi. Artiklid ja kõige meeletum liberaalide poolt avalikkuse eest teadlikult varjatud, aga väga oluline. Selle Istanbuli konventsiooni sildi all käib muuseas ka immigratsiooni mahitamine, sest artiklid 59 ja 61 soodustavad kolmandatest riikidest pärit sisserännet, mis tähendab seda, et kui keegi tuleb ja ütleb, et teda kodumaal ahistatakse, siis Eesti riik on kohustatud ta vastu võtma. Ja seetõttu soovibki EKRE fraktsioon, et valitsus algataks Eesti väljaastumise Istanbuli konventsioonist. Aitäh! Aitäh!